Majanduse jõud on tavainimese jaoks tohutu. Kui te tahate minna Argentiinasse, siis tuleb teil osta lennukipilet. Ja Tallinnast või kuskilt Riiast, ma arvan, Buenos Airesesse ei saa otse, et te peate ostma mõnest suuremast Euroopa linnast, nagu siis Frankfurdist, ma ei tea, Londonist, mida iganes. Aga mis on huvitanud Argentiina pileti puhul on see, et kuigi kuskil Skyscannerist või Google Flightsidest võite näha, et see lennuk läheb Buenos Airesesse, siis tegelikult see päris nii ei ole. Et kuskil 90% või enam lennukeid sõidavad kõigepealt kuskile Brasiiliasse, Sao Paulosse, mõned ka Rio de Janeirosse, kus on vahemaandumine. Ja seal lähevad ka siis mõned reisijad maha. Kui mina läksin, siis lennuk läks läbi Sao Paulo ja Sao Paulosse saabudes siis panin tähele, et suurem osa reiseid lahkus lennukist, peale tulid koristajad, lennukile hakati kütust panema ja nii edasi. Ja siis ma küsisingi rumalalt, et miks suurem osa reisijaid ära läks, et miks nemad Argentiinasse ei taha minna, miks nemad Brasiiliasse läksid. Ja mul üks kaasreisija vastas selle peale, et Brasiilias on majandus parem, et Argentiinas on majandus väga halvas olukorras. Siis ma saingi aru, et Argentiinasse lähevad need, kellel on seal kodu ja siis mingid kahtlased hullud nagu mina. Ja tõsised inimesed, majandusinimesed lähevad ikkagi Brasiiliasse. Ja lennuk ka teadis seda ja hakkas kohe seda tähistama, et tal olid sellised inimesed, kes tahavad koju ja hullud olid peal. Ja siis Sao Paulo ja Buenos Airese vahel siis lennuk lööb võimsalt tantsu, hüppab ja üks argentiinlane ütles mulle ka seal lennukis, et see on väga hea, et see näitab, et kodu on lähedal.